No nii, kähku üks jutt veel. Mulle helistas üks ammune sõbranna, pole juba aastaid näinud, natuke lobisesime ja kuna ta nüüd kuulnud, et ma ka numeroloogiaga tegelen, lisaks kõigele muule, siis tal on nüüd ametivahetus käsil ja tahtis teada, et kas on võimalik saada ka lihtsalt ametite selline kolmnurk, ehk siis viisnurgas on siis viisnurk. See numeroloogias siis sünnikaardi nime all seda räägitakse, jah, mina kasutan sellist viisnurga tüüpi, ehk siis see on selline tähekene ja täht sisaldab siis 5 kolmnurka ja seal on selline ametite kolmnurk ehk siis ametid, mis sulle sobivad. Ja loomulikult ma vaatan ka sinna lõpuks ka sinu missiooni, mida sa siin tegema peaksid üleüldse, et kui sa oled kogu aeg mõelnud, et sa tahad olla raamatupidajaga, sul nagu kuidagi kogu aeg tökib seal, et ja kui sa oled näiteks sõpradega kuskil väljas ja tundub, et lava on sinu paik, et mis nüüd mina vaata, et äkki ma ei sobi ikkagi selle jaoks, et ei, mina ei taha mingit sõna võtta. Aga tead, uskuge mind selles suhtes ameti kolmnurgast, ehk siis ameti kolmnurk, jah, mis on töö kolmnurk, raha kolmnurk, edukuse kolmnurk, kuidas ma seda kõik ütlen, siis seal näeb väga hästi välja. Seal on sellised 6 numbrit, mis kolmnurgast välja tulevad, aga see peanumber, see valgustab sinu ametit siis, mis sulle sobib. Saladuskatte all ütlen siis niimoodi, te saate selle juba ise kokku arvutada, kui see liidate kokku aasta, ütleme siis niimoodi, sa oled sündinud 2002. aastal. See on väga lihtne kokku liita. 2 + 0 + 0 + 2. 0 pole number, nagu mul matemaatikaõpetaja ütles. Kokku said 4, vot. Ja siis see 4 ongi sul põhinumber. Et muidugi sinna lisaks tulevad veel hästi palju omadusi ja siis annan ka muidugi soovitusi, et mida teha selleks, et raha rohkem liiguks. Vaat selliseid asju ka teile enne nädalavahetust. Tšau, tšau!